Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Sel nädalal kuulete Kuku Raadio järjejutuminutites katkendeid Kristo Palsi raamatust Missioonisõdurina Aafrikas. Enamik sõdureid jätab oma loo rääkimata. Sageli ei tea lähedasedki, millega ta kaugel kokku puutub, sest perekondi pigem säästetakse. Ja mõnest asjast ei saagi ja ei tohigi rääkida. Kristo Pals, Missioonisõdurina Aafrikas, kirjastuselt Petrone print. Ma ei olnud siiani veel aru saanud, mis tõmbab mehi missioonidele maailma kriisikolletes. Vaadates mõne mehe CV-d, võiks temalt juba Eesti kodakondsuse ära võtta, sest enamiku ajast on ta Eestist eemal, kuskil missioonil. Kõige vähem olen oma karjääri osaks pidanud missioonil osalemist ja oleks pigem kaitseväest lahkunud, kui keegi sundinuks mind kaitsma Eestit välismaal. Mulle meeldib kaitseväes toimiv süsteem ja et meil on Eesti, mida kaitsta ning hea meelega panustan sellesse. Aga sõjamehe pisikut, kes võib rääkida tunde, peensuseid, käte asendist madalroomamisel või erinevaid taktikaid hoonete puhastamisel, minus lihtsalt ei ole. See, et mulle kaitseväes meeldib, sain ma teada nagu kass, keda ninapidi piima sisse toppides jooma õpetatakse. Keskkooli lõpuks omandasin harukordsed võimed enese postiljoni eest varjamiseks. Teadsin peast postiautograafikuid ning postiljoni tundsin tema figuuri järgi ära isegi hämaras liikudes. Kõik selleks, et ma ei saaks sõjaväe kutset kätte. Ülikooli astumisega sõjaväest pikenduse saamine oli väga üürikene. Üle 2 nädala ma seal õppida ei suutnud. Seest postiljoniga suutsin kassi ja hiirt mängida peaaegu 2 aastat, enne kui ta mind oma uue autoga ootamatult koduväravast tabas. Arstlikus komisjonis leiutasin erinevaid vaegusi. Vahepeal hakkas eneselgi hale. Aga küllap vajas plaan täitmist ja nii mind piiranguga kõlblik tagalateenistuseks aega teenima saadetigi. Preemiaks postiljoniga manipuleerimise eest sain 200 kroonise trahvikviitungi. Mu sõjaväeline eriala on side ja infotehnoloogia, kuid viimased 14 aastat oma karjäärist olen teeninud staabis ja teadmised, kuidas käivad tänapäeval asjad taktikalisel tasemel, on allüksustes väga häguseks jäänud. Seevastu tean ülekaitseväeliste ja valitsemisala üleste side- ja IT-väljakutsetest vägagi palju. Lisaks viivad tööülesanded sageli töökuhtumistele ministeeriumidesse ja teistesse asutustesse. Võin tunde rääkida eri süsteemide omavahelistest seostest, hukukindlusest ning protseduuridest. Kuidas seda Mali missioonil ära kasutada, ma enne missiooni veel ei teadnud. Sõjaliselt ettevalmistuselt olen suhteliselt ebatavaline allohvitser. Eesti kaitseväest saadud sõjaline väljaõppe piirdub 10 nädala pikkuse sõduri baaskursusega ajateenistuses. Sedagi aastal 1997. Pärast baaskursust õppisin omal käel selgeks raadiojaamad ja tegelesin raadioside protseduuridega. Esimesel korral kaitsevägi veel meeldima ei hakanud. Pidin ennem peaaegu aasta reservis olema, kui tekkis lõplik selginemine. Olen vanem allohvitseri baaskursusega võrdsustatud kursusena läbinud Soome reservohvitseride kursuse ja Soome kodanikuna kannaksin austavat auastet lipnik. Veel olen läbinud USA sideohvitseride baaskursuse. Kaaludes Mali missioonile kandideerimist, ei osanud ma ette kujutada, kas Soomest saadud oskusi õhutõrje tulejuhtimisel radaritelt saadava pildi alusel
ning USA-st saadud taktikalise satelliitlingi planeerimise, ruuterite konfigureerimise ning arvutite komplekteerimise oskusest on Mali armee jaoks mingit abi. Pikk järjestikune staabitöö hakkas aga jälgi jätma sõjalisele ettevalmistusele. Töös moodustas sõjaväelise poole vaid kord kvartalis toimuv laskepäev, milles tavaliselt olin aasta jooksul korra puhkusel ja teisel korral lähetusel. Kord 3 aasta jooksul osalesin mõnel õppusel. Vormi kandsin siiski iga päev. Oli vähemalt välinegi hiilgus. Selleks, et mingigi militaarse eluga kokku puutuksin, hakkasin riigikaitseõpetajaks. See sundis mind selgeks tegema ja kursis olema sellega, mis toimub allüksustes ja aitas eemaldada roostet pedagoogilistelt oskustelt. Kokkuvõttes oli tekkinud tunne, et olen staabitööga täielikult demilitariseerunud ja midagi tuleb ette võtta. Soov kandideerida tekkis kohe pärast kuulutuse lugemist. Miks? Ei tea veel päris täpselt isegi. Olen püüdnud leida põhjendusi ja andnud erinevatele inimestele erinevaid selgitusi. Võib-olla sisenesin keskea kriisi, sest olin kohas, kus kõik oli justkui olemas ja midagi, mille poole püüelda, enam ei ole. Äkki peaks kogema ja nägema, mis tingimustes elavad teised ja selle võrra nautima seda, mis on omal olemas. Nii hästi kaitseväes palka ka ei maksta, et võiks aastaga jahi või amfiibautoga maale tiiru peale teha. Teisalt riigikaitseõpetajana küsivad mu õpilased tihti, kas ma olen missioonil käinud ja olen sunnitud vastama eitavalt. Kindlasti veidi punastadeski. Tundsin iga keharakuga, kuidas mu maine langes. Selle asemel otsisin neile asendusõpetajaid, kes räägiksid missioonidest. Võib-olla otsisin koolitajana kogemust, mida Eestist ei saa. Ma ei usu, et põhjuseks oli kõrgema auastme saamine. Oma ebastandardse hariduse tõttu ei julge ma kõrgemast auastmest väga unistadagi. Hea, et veel noorem allohvitseride kursusele tagasi ei saadeta. Kuigi jah, ilma missiooni läbimata staabiveebliks ei saa. Loomulikult ei saa üle ega ümber rahast. Täiendavast sissetulekust ei ütle keegi ära. Kindlasti tahavad paljud näha võõraid riike ja kogeda sealset elu. Ei olnud minagi erand. Seega ühtegi konkreetset põhjust välja tuua ei olegi võimalik. Miks ei mahu tuareegid Malis teiste rahvastega koos elama? Küllap neid häirib, et pigem Põhja-Aafrika keele- ja kultuuriruumi kuuluvat rahvast on vägivaldselt liidetud Musta Aafrika riigiga. Nende jaoks on terve Mali üks suur viga ja seda riiki ei peaks olemaski olema. Ja miks peavad teised tuareege valitsema, kui nad pole seda sõjaliselt kunagi saavutanud? Tuareegid elavad osaliselt veel tänagi keskaegses ilmaruumis. Isegi orjapidamine ei ole kuhugi kadunud. Ja kui endine orjarahvas hakkab neid valitsema, siis ega see väga hinge ei mahu. Kas keegi kujutaks ette, et Platnoi kultuuriga vanglas saaks mõnest alla tehtud isendist vangla direktor? Tuareegid igatahes mitte. Ma ei ole küll uurinud Aafrika riikide iseseisvumiste tagamaade nüansse, kuid ma ei imestaks, kui suhteliselt sõjakate tuareegide etnilised alad jagati eri riikide vahel ära meelega, et neid nii nõrgendada, ja loodeti sel viisil nende assimileerumist põlisrahvaga. Kindlasti ei saa me mööda vaadata rassi küsimusest, sest tuareeg on välimuselt araablane
ehk pigem europiid kui mustanahaline. Mali riigi vastu hakati võitlema juba mõni aasta pärast riigi iseseisvumist 60. aastal, kuid Mali sõjavägi suutis selle maha suruda. Seda tehti vägagi brutaalselt. Tuareegide tänaseid juhte kutsutakse ka 63. aasta poegadeks. Nende isad kannatasid ülestõusu käigus väga palju ja kasvatasid selles vaimus üles ka oma lapsed. Meenutab veidi tšetšeenlikku kasvatust, kus okupantide vihkamine joodetakse juba emapiimaga sisse. Paljud teenisid neist Liibüas Muammar Gaddafi armees, kust naasti temalt varastatud relvadega. Lisaks jõudis Al-Qaida oma islami äärmuslusega Saharasse, kus süütas uuesti lõkkele Malis kaua hõõgunud vana konflikti ja rakendas kuritegelike eesmärkide ette islami. Tuareegidel puudub ühtsus tänapäevalgi. Selle asemel on palju erinevaid organisatsioone, mis läänemaailma mõistes võiksid klassifitseeruda terroristlikeks. Ma ei ole veel kohanud ühtegi inimest, kes omaks neist kõigist adekvaatset ülevaadet. Mulle on pigem jäänud mulje, et tegemist on kuritegelike organisatsioonidega, millest igaüks erastas jupi suurest narkoteest Nigeri ja Põhja-Aafrika vahel ning et valitsusväed ei saaks nende äri segada, kuulutati etnilisi erinevusi ära kasutades nende vastu püha sõda. Selleks, et saada hästi läbi ja rahalist abi suurelt islami kogukonnalt Liibüast, Süüriast ja muudest konfliktipiirkondadest, vürtsitatakse kogu Mali kuritegeliku eluviisi püha islamisõjaga. Lisaks narkoteede kontrollile tegeletakse inimröövide, inimkaubanduse ja kõikvõimalike muude hämarate asjadega. Peale kõige muu peavad need organisatsioonid lahinguid ka omavahel, mis meenutab Eesti kantpeade ajastut 90-ndatel, kus võideldi oma piirkondade, turusegmentide ja võimu pärast. Võideldi omavahel ja riigivõimuga, kes äri ajada ei lasknud. Ma ei imestaks, kui tuareegide ja mitte ainult kuritegelikud niidid viivad ka Mali riigi juhtimise kõrgeima tasemeni. Nii oli näiteks 90. aastate tuareegide esimese ülestõusu initsiaatoriks Ijad Akhali, hilisem Mali diplomaat Saudi Araabias. Kas keegi kujutaks ette Eesti omaaegseid väidetavaid allilmastaare suursaadikuna Soomes või Venemaal? Mali võitlust põhjapiirkonnas toetab enamik tema naaberriike läbi ÜRO juhitud MINUSMA ehk Mali stabiliseerimismissiooni operatsioonide. Üksnes naaberriik Alžeeria ei ole MINUSMAs. Enamus Mali naabritest omab samuti tuareegide vähemust, kes iseseisvudes võivad hakata esitama territoriaalseid nõudmisi. Seega peaks motivatsiooni missiooni panustamiseks leiduma piisavalt. Kokkuvõttes ei saa väita, et kõik tuareegid on Mali riigi vastu. Korrektsem on rääkida teatud kuritegelike, kuid poliitiliselt motiveeritud organisatsioonide vastasseisust valitsevale režiimile. Ja neid omavahel konkureerivaid organisatsioone on tuareegidel rohkesti. Nii viskab paksu ja vedelamat ventilaatorisse vaid 6% rahvast, kes kontrollib poolt maa-ala. Ent kaudselt on terve riigi lühikese nööri otsas käima pannud. Mali pole nii väärtuslik koht, kui on Albaania, mille diktaator kartis üheaegselt rünnakut nii Nõukogude Liidust kui ka NATOst. Kui räägime eelmise sajandi teisest poolest ja ülemaailmse revolutsiooni ootusest, siis on Moskva karvane käsi olnud mängus paljudes maailma riikides. Ei ole põhjust olla naiivne ja arvata, et Mali jäi sellest puutumata. Nõukogude Liit tagas noil aegadel Mali laenusid ja tihendas kultuurikoostööd.
küll läbi jalgpalli sõpruskohtumiste, küll läbi tsirkuseetenduste. 60ndate lõpus toimunud presidendivahetusega toimus küll pööre lääneriikide suunas, kuid Mali sõjavägi jäi sõltuma Nõukogude Liidust. Nii oli 50 Vene nõunikku koolitamas kohalikke, nagu seda teeme meie praegu. Nõukogude Liidu vari on Mali relvajõududes tänaseni kohal. Igal aastal kulutatakse kümnete miljonite dollarite eest raha Vene sõjatehnikale, kuid pigem läbi Ukraina firmade. Loomulikult on Mali sõdurile tuttavad lühendid nagu PKM, kuulipilduja, Mi helikopter ja BRDM, väike luuresoomuk. Isegi Mali õhuväe piloodid on pärit endise Nõukogude Liidu aladelt. Esimesel päeval malilastega kohtudes paistis nende varustus koosnevat ainult välivormist, saabastest, enamikul oli ka automaat ning kõigil kohustuslikuna mobiiltelefon. Mina olen oma telefoniga nende kõrval kehvik. Küsisime nii kiivrite, killuvestide kui ka muude kaitsevahendite kohta. Siin ei ole meil midagi. Kui on, siis põhjas, oli rühma ülema vastus. Teisel nädalal nägime üksust juba kiivritega ja vestidega. Jäi mulje, et nad lootsid, et äkki me kingime neile midagi. Kuid mida aeg edasi, seda väiksemaks kingi saamise lootus muutus ja välja tuli tuua oma uus varustus. Sidevahendeid neil ka ei pidanud olema, nii et laenasime neile Motorolasid. Nüüd tekkisid nagu muuseas neile Motorola raadiojaamad ja tuttuued seljas kantavad lühilaine raadiojaamad. Tihti läks nii nagu tavaliselt. Sidemees ei saa raadiojaamaga ühendust ning võtab välja mobiiltelefoni, et teistega suhelda. Äkitselt kuulsin eetris pinisevat häält. Sidemees võttis lisavarustuse kotist välja seadeldise, mida seni olin näinud vaid muuseumi eksponaadina. Tegemist oli morseaparaadiga. Ta ühendas selle raadiojaama külge ja hakkas agaralt klõbistama. Veidi hiljem võttis ta paberi ja pliiatsi ning hakkas pininat kirja panema. Seejärel viis sõnumi rühma ülemale, kes hakkas vastust käsitsi paberile kirjutama ja sidemees paiskas samal ajal kirjutatu eetrisse sünkroonis kirjutamise kiirusega. Teated olid korralikult vormistatud. Oli aru saada, kellele ja kellelt. Sisu. Olin rabatud. Esiteks professionaalsusest ja kiirusest, kuidas Mali sõdur morsega infot vahetas, ja teiseks sideprotseduuride korrektsusest. Minu teada lõpetas Eesti merevägi morse õpetamise mitu aastat tagasi ära kui iganenud nähtuse. Malis oli see täiesti tänapäevane sidepidamise viis. Ja mitte uunikumvahenditega, vaid äsja tehasest tulnud seadmetega. Mali rühma ülema ja sidemehe sõnul kasutavad nad morset eelkõige pikemate sidedistantside pärast. Rääkisid mulle erinevatest antennidest, millega kui kaugele saab sidet pidada. Paistsid ka teoorias tugevad olevat. Esimene ja ainus kord tundsin, et mul ei ole siin vist midagi teha. Mehed teavad sama palju kui mina ning on oma oskused kohalikes tingimustes ideaalseteks treeninud. Põhimõtteliselt suudavad nad lühilainega üle terve oma riigi sidet pidada, suurem osa morses. Morse tähestikku ei kodeeritud, vaid kasutati tavalisi tähiseid. Kõneprotseduurid olid kõik prantsuskeelsed, kasutati korralikult kutsungeid, kokkulepitud väljendeid ja kordamisi. Kõik toimus nii, nagu side toimima peab. 2-nädalase kursuse
lõpetas lõpurivistus. Millegipärast kutsutakse siinseid rivistusi paraadideks. Mõni paraadlik element ehk oligi, ent seda üritust nõnda kutsuda on ilmselge kompliment ja samas solvang paraadidele, millega oleme Eestis harjunud. Ma väga ei süvenenud, milline oli meie täpne juhtimisahel. Tean vaid oma kompaniid. Kõik, mis sealt kõrgemale jäi, oli vägagi hägune. Igatahes paistis ülemaid olevat väga palju ja igaüks andis korralduse riviplatsile tulla 5 minutit tegelikust algusajast varem. Rivistus algas kell 15:30. Me pidime olema kohal pool tundi varem. Küllap korralduse andja ja meie vahel seisis veel 6 ülemat, kes igaüks andis ennaku 5 minutit. Kohale jõudes malilasi loomulikult ei olnud. Nad said lühema juhtimisahelaga hakkama ja tulid täpselt õigeks ajaks. Enne riviplatsile jõudmist saime nende saabumisest teada juba kaugelt tänu rivilaulule. Nende rivilaul oli minu jaoks midagi uudset. Taktisamm neil nagunii väga hästi välja ei tulnud. Seega ei olnud rivilaul tavapärases marsitaktis. Pigem oli see mitmehäälne gospellik laul, kus kord laulis rivi tagumine ots ja siis võttis esimene ots laulujärje üle. Rütmi löödi plaksutades. Oli vägagi sünkroonis ja jättis laulmise mulje. Kindlasti eelnevalt läbi harjutatud. Nähes neid riviplatsil marssimas, meenutas see suusasprindi lõpu finišit. Kogu üksus vehkis kätega täis amplituudis. Meie rühm oli 3. rühm, kuid osa poisse marssis kõige ees. Samuti silmasin meie poisse kuskil rivi keskel. Platsil algas suur sebimine ja euroopalik loogika, et kompanii tuleb rivis rühmade kaupa, ei pidanud paika. Rühmade rivi moodustati alles nüüd. Platsile tulekuks oli rivi tehtud suure tõenäosusega häälerühmade alusel. Kõigepealt laul, siis üksus. Ainsat paraadi meenutavat elementi etendas keegi väga tähtis sakslane, kes käis üksuse eest tervitades läbi, nagu meie president teeb seda vabariigi aastapäeval. Sakslane oma häälepaelu tervitamisel kulutama ei hakanud. Piisas au andes marssimisest. Kõige väetimatele ja viletsamatele luuakse alati eritingimused. Olgu selleks invaparkimiskohad kaubanduskeskustes või kaldteed. Kuuldavasti pidavat meie hulgas olema jätkuvalt inimesi, kes vanematele inimestele bussisistet pakuvad. Kõiki neid põhimõtteid rakendati ka Malis. Ja kuna alati on rivistusel inimesi, kes ei jaksa pool tundi järjest seista, olid kohale toodud toolid, asendamatud abimehed. Millegipärast tekib rivistusel seismisega raskusi seda suurema tõenäosusega, mida kõrgem on auaste. Või tahetakse sellega näidata seisuse vahet? Kui jah, siis hakkasid eurooplastele Aafrika kombed kiiresti külge. Milleks kõigeks ma võimeline pole. Avastasin endas jätkuvalt uusi seni varjul olnud andeid. Näiteks ei teadnud ma varem oma oskusest laskmisi läbi viia. Võib-olla olin kunagi seda isegi teinud, lihtsalt ei mäletanud ja nüüd lõi välja. Vaevalt olin varem olnud ametlikult laskmiste läbi viia, kuid Malis ma seda tänu rühma ülema asendamisele olin. Ametlikuks läbiviijaks olemine oli tinglik mõiste. Kava, kus see kirjas oli vaid enda jaoks. Keegi seda näha ei tahtnud, veel vähem kinnitada. Paar päeva enne laskmisele minekut lugesin läbi sellekohase kohaliku tegevuseeskirja ja leidsin sealt lausa 3 välistust.
miks ma laskmisi läbi viia ei oleks tohtinud. Esiteks pidin seda tegema vastavalt Eesti reeglitele, mis tähendaks seda, et mul pidanuks olema laskmiste korraldamise õigus. Ma ei ole veel välja uurinud, kuidas ja mis alustel sellist tiitlit väljastatakse, kuid siiralt kahtlen, et keegi on selle mulle tagaselja andnud. Teiseks nimetati laskmiste läbiviijat ohvitseriks. Vaatasin oma vormi põhjalikult üle. Kandsin endiselt vanem veeblipaguneid. Seejärel tegin põhjaliku uurimistöö presidendi käskkirjadega ning nagu arvata oligi, mitte ühelegi Palsile pole ohvitseri auastet veel omistatud. Kolmandaks oli kehtestatud nõue, mille alusel pidi laskmiste läbiviija ja laskjad olema samast rahvusest. Mali kompaniis oli paljude rahvuste esindajaid, kuid eestlasi mitte ühtegi. Laskmised viisin läbi kogu kompaniile. Laskmistega sama päeva hommikul asendasin hommikuvõimlemise relvatunniga, kus harjutasime sihtimist. Võtsime kaasa üleelu suuruses papist sihikute šabloonid ja palusin sõduritel ükshaaval näidata, kuidas peab sihikupilt laskmise ajal välja nägema. Peaaegu kõik panid kirbu ülemise otsa tasa tagumise sihiku madalaima kohaga selle asemel, et see panna ühele joonele ülemise äärega. Sellise sihtimisoskuse juures olime reguleerinud neil ka eelmisel korral relvi. Oleksime pidanud harjutuse tegema juba esimesel hindamise nädalal. Teisalt ei olnud reguleerimisel erilist vahet. Mõnel üksikul täheldasime vaid kontsentreeritult valesse kohta laskmist. Enamikul olid tulemused väga hajali. Laskmistel osales 3 rühma, ehk siis ligi 100 meest ja igaüks sai lasta 3 vooru. 10 + 10 padrunit lamades 100 meetri kauguselt ja põlvelt 50 meetri pealt 5 padrunit. Kõik sujus suurepäraselt. Ajaplaani pärast muretsesingi kõige rohkem, sest tahtsin lõpetada enne, kui söökla kinni pannakse. Laskmised algasid kell 9. Igale rühmale oli mõeldud 1,5 tundi, mis tähendanuks lõppu kell 13:30. Palusin rühmadel tulla kohale 15 minutit varem, et saaksin vahepeal läbiviimise edasi delegeerida ja samal ajal ise uut rühma instrueerida, nii et aega kokku hoida. Kõik läks suurepäraselt. Olime oma asjadega valmis 13:10. Söökla uksest astusime sisse 13:28. Söökla suleti 13:30. Probleeme tekitas vaid malikate laskemoon. Umbes 5–10% ei töötanud ja põhjustas tõrkeid. Alguses andsime tõrkega padrunite asemel uusi padruneid. Lõpus said lasta nii palju, kui laskemoon juhtus töötama. Õnneks uued singi avamisega tõrgete arv vähenes. Siiani ei olnud minu missiooni ajal keegi lasketulemusi mõõtnud. Püüdsin viga parandada. Väga lihtne see ei olnudki. Saime märklehed, kus täpselt keskele saamine andis 25 punkti ja mujal 1–5. Hea märklaud snaipritele treenimiseks, mitte baasoskuste lihvimiseks. Pidin punktide loendamisest loobuma ja lasin lugeda tabamusi sihtmärki. Eesti ajateenijate puhul ei oleks selline lähenemine võimalik, sest 100 meetri pealt saab viimanegi kui mees pihta. Hiljem tegin statistikat ja umbes 100 mehest oli vaid 3, kes said kõik kuulid märklehte. Täpselt sama palju oli neid, kes ei saanud ühtegi pihta. Ning pooled olid sellised, kes said pihta 40–80% kuulidest. Paljud veel vähem, mõned veidi rohkem. Kompanii keskmine tabavus
oli 13 padrunit 25-st. Jagude vahel suuri erinevusi ei olnud. Õhtusel kompanii ülema koosolekul presenteerisin graafiliselt laskepäeva tulemusi, näidates nii tabavusprotsenti kui rühmade tulemuste võrdlust. See jäi kompanii ülemale vägagi meelde. Veel 6 aega hiljem õlleklaasi kõrval avaldas ta mu asendusperioodile tunnustust. Mali kompanii ülema sõnul ei olnud nad 3 aasta jooksul nii palju lasknud kui siin viimase 1,5 kuu jooksul. Kord nädalas keskmiselt 20 padrunit. Mõni nädal hiljem proovisime lühikeste valangutega laskmist. Üllatavalt tulemused sellest ei muutunud. Ju siis tõenäosusteooria ei muutu, kui lastakse üksiklaskude või automaattulega. On kontingent inimesi, kes ala lõpmata leiavad midagi. Eestlastel on neid terve küla, kus elavad Lotte, Bruno ja muud loomad. Malikad ei ole erand. Ka nende seas on häid leidmisvaistuga inimesi. Nii leidis üks mees maast kasutamata padruni. Et oma leidu teistega jagada, ei pidanud ta paljuks paukmoona vahele oma leidu poetamast, et seda harjutuste ajal ära kasutada. 4 padrunit on ikka parem kui 3. 2. detsembril lugesin uudist, et Eesti on saanud Prantsusmaalt ametliku abipalve nende toetamiseks terrorismivastases sõjas. Kuidas ja mismoodi abi peaks välja nägema, ei teadvat avalike allikate põhjal väidetavalt veel keegi, kuid üks võimalikke kokkupuutepunkte oli Mali. Meie koha peal teadsime veel vähem. Kui infot ei ole, siis tuleb see ise välja mõelda või tuletada. Prantslaste huvi oli vabastada missioonidel oma sõdureid, andes ülesanded üle liitlastele, et oma sõduritega tagada stabiilsust koduriigis. Ma ei kahtle vajaduses prantslasi aidata, sest minu silmis on nad tõestanud liitlassuhteid kopterikandjate Venemaale mittemüümisega. Malis missioonil ma Prantsuse sõjaväelasi sellisel hulgal veel näinud ei olnud, et loendamisel tulnuks sõrmedest puudu. Kõigest 2 päeva hiljem toimus imeline selginemine ja Eesti tuli prantslastele vastu, mida avalikkusele serveeriti otsusena saata Malisse täiendavalt 2 staabiohvitseri. Veel 4 päeva vaikelu ja siis saime kõne küsimusega meie arvamusest. Kui suurendada meie rühma 7 inimeselt 9? Kas meil on tõesti nii palju tööd, et me ei suuda 7 mehega rühma õpetada ja vajame selleks 2 täiendavat inimest? Kuidas meie rühma suurendamine aitab kaasa prantslaste soovi täitmisele? Kas tõesti on kuuldused meie tubades olevatest 2 vabast voodist jõudnud juba kaitseministri kõrvu ja ta tahab need täiendavate sõduritega täita? Kõlasid rohked küsimused õhtustel koosolekutel, kuid vastuseid me ei saanud. Toimuv hakkas kangesti meenutama soovi saada kirja poliitilist linnukest, mis sisuliselt ei muuda midagi. Veidi hiljem saime juba täpsema info. Täidetavad kohad ei ole siiski meie rühmas, vaid üks mees suunduks logistika väljaõppemeeskonda ja teine ohvitser hakkaks transpordikorraldajaks. Baasis oli meil 2 prantslast. Koju minemisele ei mõelnud kumbki neist. Mõlemad ametikohad eeldanuks head prantsuse keele oskust, kuid frankofiile kaitseväes liiga palju ei ole. Siis saime uuesti infot, et siiski tuleb meie rühma 2 meest juurde. Veel 4 päeva enne esimese mehe väidetava saabumise kuupäeva ei teadnud me ikka veel mitte midagi konkreetset. Keegi teadis rääkida, et tema siia tuleku kohta on lähetuskäskiri ilmunud
mees ise juba helistas meile ning meil täpsustati talle kaasa antavat sidevarustust. Tegemist oli allohvitseriga, kes oli varem Eesti rühmaga missioonil olnud, teadis kohapealseid asju hästi ning ta oleks tulnud meie rühma lisaks. Kompanii ülemale selgitasime olukorda. Võib juhtuda, et ta saab prantslaste abistamisprogrammi raames omale ühe jüngri juurde. Ta oskas vaid tõdeda, et meie süsteem on sama segane nagu Rootsiski. Hakkas kergem. Kartsime oma riigi otsustamatusprotsessiga häbisse jätta. Paar päeva enne uue allohvitseri väidetavat saabumispäeva anti teada, et täiendavat meest ikkagi ei tule. Vähemalt mitte algselt välja hõigatud kuupäeval. Kas kaine mõistus võitis või oli see ainult ajutine mentaalne selginemine või vahepealne etapp karikakramängus tuleb ei tule? Vahepeal käis läbi kuuldus, et meie olemasolevast rotatsioonist viiakse keegi üle Bamako staapi tegelema NBC-ga. Militaarkeelest meenutas see lühend mulle tuuma, bioloogilisi ja keemiarelvi, millist kompetentsi ei uskunud ma meil kellelgi olevat. Malis oli selle lühendi taha peidetud aga hoopis rahvuslike eelarvete kontrollija amet. Millegipärast arvati, et parim kandidaat olen mina. Ilmselgelt mul Exceli kasutamisega probleeme ei tekiks. Olen 2 MTÜ raamatupidamisprogrammid seal valmis teinud, kõik võimalikke valemeid koostanud, nii et saaksin täita oma ülimat eesmärki infohalduses. Iga infot sisestada ainult üks kord. Kontingendi ülem palus Eestist minuga ühendust võtta ja uurida, kas ma oleksin nõus pärast puhkust teenistust jätkama Bamakos. Ühenduse võtmist oleksin vist igavesti pidanud ootama, kuid kontingendi ülemale andsin lubaduse püha üritust mitte torpedeerida ja kui vaja, võin minna Bamakosse. Kui oleksin keeldunud, oleksin sellega kellegi teise meie rotatsioonist sundolukorda pannud. Tegelikult ma isegi tahtsin minna. Mitte, et mul oleks juba igatsus staabitöö järele, pigem soovisin ühte kogemust juurde. Pärast üle 10 aastast teenistust peastaabis on natuke veider, et hakkan kurtma rutiini üle, mis on tekkinud vaid 3 kuuga. 2 kursust oli läbi viidud, pool kursust veel jäänud ja väga palju suuri üllatusi see enam pakkuda ei suutnuks. Missioonile tulevast täiendavast Eesti ohvitserist saime rohkem infot tänu kreeklastele, kes ühel õhtul tulid baaris meie käest küsima, kes saabuvale eestlasele lennujaama järele läheb, kus ta elama hakkab. Võime olla küll väikese riigi esindajad, kus asjad käivad kiiremini kui suurtes ja vanades riikides, aga meil kontingenti suurendamise kohta täpset infot ei olnud. Suutsime diplomaatiliselt end välja vabandada ja pakkusime välja, et seda teemat tuleks järgmisel päeval ilma õlleta arutada. Saime varem Agolt uuemat infot küsida, aga temagi info oli tihedalt põimitud sõnadega ja väljenditega nagu äkki, vist, võib-olla, praeguse info kohaselt ja suure tõenäosusega. Traditsiooniliselt on kaitseväes kõige kindlam asi ebakindlus. Järjejutt. Kristo Pals, missioonisõdurina Aafrikas. Kirjastuselt Petrone Print.